Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks Tšernobõli katastroofi likvideerija Artur Viru. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! 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 Alustame teie noorpõlvest. Millises keskkonnas te üles kasvasite? Keskkonnas sai sporti teha ja kõiki sai teha. Maadlusega tegelesin oma 10-15 aastat kindlasti. Noortes olen Eesti meistriks tulnud. Olen võitnud ka teisi võistlusi. Et ei päris... Ja pool Venemaad olen ka läbi käinud võistlustele. Suvel 1977 saavutasite te 16-aastasena koolinoorte suve Spartakiadil klassikalises maadluses teise koha. Kus teie huvi üldse maadluse vastu tekkis? Valeri Bormann tuli siia treeneriks ja siis ta korjas meid üles kõik. Hakkas treenima meid. Kuidas te kirjeldaksite Valeri Bormannit kui treenerit? Ja inimene. Hästi oskab oma tööd teha. Ta on praegugi treener. Just. Ja aasta hiljem, 1978. aastal võistlesite te Jaan Jaago mälestusvõistlustel, kus te seljatasite kõik vastased ning oma kaalus saavutasite esikoha. Ja. Kas teil oli eesmärk ka olümpiale jõuda? Ei olnud. Nii kaugele ei mõeldud üldse. Jah. Aga te siin mainisite Venemaal võistluseid. Mis on need kõige kaugemad kohad? Sarantsk, kõige kaugem. Ja. Ja ma olin ju spordiroodus ka Leningradis. Algul olin väeosas autojuht ja siis sain spordiroodu. 1979. aastal lõpetasite te Kadrinas õhtukooli. Millised on teie mälestused sellest koolist? Kool oli vägev. Sai trenni teha ja koolis võistlustel käia ja kõike sai. Õpetajal oli head ja... Mis on võib-olla teie lemmik üritus kooli ajast? Lemmik üritus? Ma ei oska öelda. Ei oska tõesti. Kas te oma koolikaaslastega suhtlete veel siiani? Jaa. Meil oli alles kokku tuleks siin Nuka Andrese selles kohvikus. Tristeres? Jah. Mida te pärast kooli lõpetamist tegite? Sõjaväkke läksin. Mind võeti kohe sõjaväkke. Sain natukese aega väljas olla. Kuhu teid siis teenima saadeti? Mina läksin Leningradi. Sealt läksin Lomonossovisse. See lõpetati välja autojuhte ja siis läksin, mis väeosad oli, igatahes Laadoga järve ääres oli ta, kus elutee läks sealt. Seal olin pool aastat ja siis saingi spordiroodu Leningradi. Kuidas need olud seal väeosas olid? Ei, mis olud olid, ise pidid olema mees, ega siis, kui tegid tööd, ega siis ei tehtud seal midagi. Siis seal olid veel suuremad kui mina. Tookord olid jah. Ja ega siis, kui sa viilisid või midagi tegid, siis muidugi siis sa said peksa. Aga kui sa tegid oma töö ära, keegi ei puutunud. Natuke võib-olla sellest kooliajast ka täpsemalt, et kas te ka koolijuht Otto Ammeriga kokku puutusite? Jaa,
millised kokkupuudet teil olid? mul oli see, mind ei lastud ju vahepeal võistlustele, mul oli see eesti keel oli veel väga vilets. Siis käisin tema käest luba küsimas. Ja siis ta lasi mind. Aga teie kooli ajal, milline see, ütleme siis seda tänast aulakompleksi ega C-korpust ei olnud? Ei olnud. Milline see Ei, aula oli nagu aula, see vana aula osa oli. tänane võimle siis? Jah. Aga kuidas see, ütleme, koolikorraldus toona oli, et ma olen kuulnud, et vist vahetustega käidi või? Ja seal oli ka mitu vahetust. Esimestes klassides oli juba hommikupoole ja õhtapoole. Ja ka meil oli pärast siis, kui ma olin juba 10. ja 9. siis meid pandi, me olime hommikupoole 1-9 tehti. 10 oli ka või. Et siis olime hommikupoole kõik. Kas te kooli ajal ka Vainupele sattusite? Vainupel käisime, ma ei tea, mis asi meil seal oli, mingi, kas kokku tuleb või midagi, seal oli ühe korra, ma olen seal Vainupel käinud küll, seal laagri, jah, ühe korra. Kas te tegelesite ka mingisuguse koolivälise tegevusega kooli ajal? Ei olnud, ainult maadlusega. Sest ma suurt koolis ei saanudki käia, ma olin rohkem laagrites ja siis mööda ilma sai ringi tuuseldada. Meil olid ju võistlused nädala sees, sest et kolmapäevane olid koolis, siis neljapäev reede olid juba võistlused. Kas võistlustel väga tihedalt käimine kuidagi, ütleme, teie haridusteed mõjutas? No just muidugi. Ei eesti keel oligi mul kõige viletsam. Sellepärast Mõhta kooli läksingi. Või mitte ei läinud, aga pandi. Võib-olla tuleks selle sõjaväeteenistuse juurde tagasi, et kas teil sükest hirmu ei olnud, et Afganistani saadetakse? Ei olnud, sest mul öeldi kohe, et lähed mereväkke 3 aastat. Siis Tšornobõli tuumaelektrijaama 4. reaktor plahvatas siis 26. aprillil 1986. aastal. Kas te mäletate, kus te ise sel ajal olite, mida tegite? Kodus olin ja tööl käisin. Jah, tööl käisin. Ja siis ma olin kodus ja siis kui see käis, siis raadiost kuulsin seda, et kus te toona töötasite? See oli vist kolhoos, sovhoos, Nõmmküla. Ja sealt saadetigi üks mees koju ja sealt pidi kohe siis vastaan teise inimese. Siis mina tema eest läksingi. Jah, nii ta oli. Te siin mainisite, et te kuulsite raadiost seda uudist Tšornobõlis toimunust. Aga milline see teie reaktsioon oli, kui te sellest kuulsite? No ega siis ei teadnud ju, mis see on ja mis see on nii, keegi ei teadnud seda. Ma lugesin, et Tšornobõli viimine meenutas mingil määral ka küüditamist. Et öösel tuldi järele. Ei tuldud, päeva ajal võeti. Selge. Anti paber kätte, käisid arstil ära ja siis läksid. Lennukiga läksin. Aga öeldi kohe, et Tšornobõli minek? Jaa. Et ei öeldud, et lihtsalt kordusõppustele kuskile? Ei, kordusõppustele ikka jah, 6 kuuks, aga siis sa juba teadsid, et seal ütlesid juba ohvitserid, et sa lähed Tšernopõli. Jah. Millised tunded teid valdasid? No mis tunded, sa pead ju minema, siin nad muidugi panivad metsa igale poole kuukoha, ega siis ei teadnud ju. Te mainisite, et läksite lennukiga sinna siis? Jah, transpordlennuk oli. 6 keisi Eestist läksime. Kui te kohale jõudsite, mida te seal nägite? Oi, kõik oli pruun, ära põlend. Rohi oli kõik pruun. Siis ma vaatasin küll, et hullu maja. Aga sellist nagu
natuke kõhedat tunnet ei tekkinud, et linn oli no inimesed? ei noh, linnad, me ei läinudki linna päris. Need viidi kohe sinna, kus me olime, elasime. Sinna seal, no külad olid need. No need olid ka kõik tühjad ju. Ja linna siis sain, linna alles siis, kui auto peale sain. Mida teile seal kogunemisel räägiti? Seal räägiti, midagi räägiti. Anti labidas ja pihku ja hakkad majasi pesema seebiharjaga. Oligi kogu lugu. Pesid selle puhtaks ja uus vihm tuli peal, oli jälle uuesti kiirgust täis. Kas teile räägiti seal ka kiirguse ohtudest midagi? No, sul oli see kapitel oli, aga ega sina ei teadnud, kui palju seal röntgenid või seda on. Seda ei teadnud mitte keegi, sest et need võeti ära, minu meelest kas 6 korra või. Võeti ära, siis kontrolliti ära, said tagasi öelda, et kõik on korras. Aga ega sa ei teadnud. Te siin mainisite, et teie üheks ülesandeks oli siis majade katuste pesemine. Millega te seal veel tegelesite? No siis ma pärast sain auto peale. Siis olin autoga sõitsin ja auto peal oli veel Esku. Eskuga siis tõstis teine mees, mul sõber. Kahekesi olime paaris. Ma olen kuulnud, et üheks nii-öelda mitteametlikuks tingimuseks, et koju pääseda, oli seal reaktori katusel siis see koristamine. Ei no, sa ei saanud ju siis ka kohe koju. Nad käisivad, ma telkides magasin, üle 1 telgi võeti. Aga noh, siis kui ma mõtlesin kohe, et kui sinna saadetakse, et siis ma panen minema, ma olen metsa. Sest et see on mõttetu asi. Seal juba said aru, kui ega siis paljud muidugi käisid, noh, et saaks ruttu koju, aga sa ei saanud sealt nii ruttu minema. Nii, et ise seal katusel ei käinud? Ei. Ma olin kõige lähemal, oli 14 kilomeetrit kaevasime. Milline see üldine meeleolu oli sõduritel seal? Ei, no kõik hoidsid kokku ikka, aga suurt me inimestega ju ei suhelnud, seal ei oldki nii. Suured külad olid tühjad. Jah, ja see linna, kui said siis seal, ega elasid nii ikka edasi, ega siis midagi muud ei olnud seal. Lugesin ka, et oli sellist natuke vastumeelsust, et ei tahetud mingeid ülesandeid teha. Ei, muidugi oli algul siis, kui mina läksin, siis seal oli ikkagi eestlaste poolt mingisugune mäss oli olnud. Sest siis olid ikka relvad olnud ja käidud ikka seal, ma ei tea, mis valvamas, aga pärast korjati kõik ära. Natuke täpsustaks natuke seda ka perioodi, et siin enne mainisite, et te olite 2 kuud ja 2 päeva vist. 2 nädalat. 2 nädalat. Et kas see oli siis suveperiood või? Suveperiood oli. Jah, täis suvi. Mina sain sealt kähku tulema selle pärast. Kas teile pandi mingisugused piirangud ka peale seal, millega te ei tohi tegeleda? Või? Ei pandud. Viina käisime toomas 100 kilomeetri kauguselt. Hommikud tankisid auto ära ja tegid oma töö ära ja nii palju politseisi nägid, kui läksid ühest kohast teise, ühest tsoonist teise, siis tehti väravad lahti. Mine, ei keegi kontrollinud, kas oled täis, oled sa kaine. Kas te puutusite seal, ütleme, te mainisite, et te olite rektorist 14 kilomeetri kaugusel, aga kas te puutusite kokku ka mõne inimesega, kes oli olnud seal lähemal, kes oli saanud väga palju kiirgust ja kannatas selle all? Jaa, suitse nurgas üks istus. No nendele vedasivad Pripetisse paneele. No seal oli ikka kiirgus suur. Ja siis ta vist oli saanud ikka niisuguse kiirguse, siis ma rääkisin aga juttu. Ja siis ta ütles, et ära saa mine jumala pärast sinna. Sest et seal oli kiirgus nii suur, et auto või midagi puruks läks ja jäeti tee äärde ja said teise auto peale ja minema. Sunniviisiliselt vabatahtlikult käisid ka mõned artistid
ja ansamblite Lännik, mis ta oli, see käis ka seal jah laulmas, see oli sunniviisiliselt pidi olema. Sest et nagu see pärast tuli välja, ega me ei teadnudki. Et millist kontserti elamused teil siis oli? Ei, no see oli vägev. See oli jah, suur pidu oli. Kui rääkida üldse, ütleme, Nõukogude armeest, kas siis teie teenistusajast või sellest kordusõppuste perioodist, palju on räägitud sellest, et kui ütleme, eestlane läks Nõukogude armeesse, siis ta nii-öelda kadus justkui tsivilisatsioonist ära, aga kui sinna tuli inimene, kas siis ütleme Kaukaasiast või Kesk-Aasiast, siis temal oli, ütleme, esimene kokkupuude nii-öelda kujundlikult tsivilisatsiooniga. Et milline see teistest liiduvabariikidest inimeste, ütleme, tunnetus oli seal? No muidugi, kui need mustad olid, ega siis muidugi nad olid ju, algul olid ju, nad ei söönud ju sea liha ega usku ei lubanud. Pärast söövad kõiki. Ei olnud mingisugust usku ega midagi. Tööd tegivad ka, noh, eks nad osad olid siuksed, kes ikkagi ei viitsinud tööd teha, eks need saanud siis üle turja ka ja kartuleid pidid ööseti, õhtuti koorima, mõne tunni said magada oligi ja noore aeg oligi kõige see. Pärast oli juba rahulik. Kuidas teil seal need olmeprobleemid olid lahendatud? Et ennist mainisite, et magasite telkides, aga kuidas selle toitlustusega oli? Ei, toitlustus oli vägev, eestlased ise tegivad süüa. No, kõik olid üle aja teenijad. Ohvitserid, osad ohvitserid olidki need päris ohvitserid, aga siis ikkagi siuksed leitnandid ja niuksed olid ka üle aja teenijad. Ja kokad olid kõik eestlased. Kas seal mingit vennastumist ka toimus? Ma ei usu. Eks kõik olime ühes koos, ega siis seal olid ju osad eestlased, olid ju venelased ka ju. Ja. Te mainisite siin enne, et peale teie on Kadrina vallast üks inimene seal, ütleme, kes veel meie hulgas viibib, on veel käinud. Ja. Kas te ka temaga seal olles? Ja, ei. Tema oli tuletõrjes. Tema oli teises kohas üldse. Oskate võib-olla täpsemalt öelda, milline tema roll selles likvideerimises oli? No ega kui tulekahi tuli, et siis läks välja ja niimoodi oli. Kuidas teil selle tagasitulekuga läks? Et kas teil oli ka mingid eraldi piirangud? Me tulime nagu kuramuse sead. Suur kõik, ma ei tea, kuskilt asti veel neid minema. Nii et see vagun oli paksult täis, need magasime põrandal, nii palju rahvast oli neid. Aga seal olid ka üle aja teenijad ja osad olid veel poisikesed sõjaväes. Ühes vagunis suures me olime ja põrandal me magasime ja kas keegi teie tutvusringkonnast käis sarnaselt teile katastroofi piirkonnas? No mul see sõber, kellega ma olin, see on, ega ta ei olnudki, ütleme, mõni kuu, no ta on pool aastat või aasta. Ja siis oligi surd. No ta oli enne mind ka seal juba. Jah, oli jah, enne mind. Seal me saimegi tuttavaks. Kas te vajadusel oleksite nõus veel sellisesse kriisikoldesse minema? Ei, aitab küll. Te mainisite siin ka, et mõned, ütleme, sõdurid, kes seal olid alles ajateenistuses asunud või siis ajateenistuses. Kas neil, ütleme, ka see vaimne pool kuidagi ütles vahepeal üles, et te ise olite juba Nõukogude armees käinud, te seda süsteemi tundsite, aga kui inimene oli äsja sinna läinud ja oli Tšernobõlisse saadetud, kas... Nad toodigi sealt ära Tšernobõlist need. Ja teise väeossadesse paigutati. Pärast oli lõpus oli ju niimoodi, et ega olidki ju eestlased, lätlased, leedukad ainult olidki. See oligi selle mõttega tehtud, et ma ei tea, niimoodi nad rääkisid, et mida vähem meid on, seda parem on. Te siin ennist mainisite, et üks teie lähikondlane siis suri Tšernobõli tagajärjel.
kuidas teie hinnangul on teie tervist mõjutanud? No ei tea, ma olin niivõrd vähe, ma ei olnud seal nii. Aga noh, paar, kes olid ikka 6 kuud seal, need on juba ammu surd. Aitäh teile, et olite nõus oma kogemusest rääkima ja soovime teile kõik head. Jah. Kõik head. Aitäh. Aitäh. Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 28. saade on eetris juba 13. mail. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad lõõid saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad lõõid saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.